Paar-1, duubel 1. Tere tulemast tagasi. Kolmas osa Lääneranna lubalainest. Me mainime kohe ära valgusega. Me alles õpime. Uus taust, me alles õpime. Joosep, kui sa seda näed, palun näita. kuidas me saame selle niimoodi, et valgus oleks ok? Me oleme seda teinud praegu, issand, Väga kaua. väga kaua oleme sättinud seda. Ja see on kõige parem, mis me saime. Ja. Nii. Aga millest me täna rääkima hakkame? Võib-olla mõni, kes vaatab päriselt seda videot, võib-olla osad ainult kuulavad, siis võib-olla on näinud mõnda vihjet thumbnailis või siis Pealkirjas. või siis laua peal. Või siis jaa. Aga meil on vihjed laua peal olemas. Millest me räägime täna? Kuhu kaob meie raha? Poodi. Aga mitte tavapoodi. Mõnel ka sinna, aga mitte tavapoodi. Me räägime täna raamatutest. Me räägime enda raamatu hullusest. Ja. Sest me oleme podcastis 3 liiget, kes on vist kõige nagu Aktiivsemad lugejad. ja. On väga viisaks viis, kuidas Kuigi Ja. võin öelda, mul on väga suur reading slump. Me võime siis ka defineerida, et kui keegi ei tea, mis asi on reading slump. Põhimõtteliselt oletame, et sul on olnud selline periood, kus sa nagu loed kogu aeg, sul on nagu uus raamat, uue raamatu otsa, on ju. Ja siis üks hetk sa lihtsalt, sa võtad uue raamatu ja sa lihtsalt ei suuda seda lugeda, sa võtad teise raamatu ja sa ei suuda seda ka lugeda. Ja siis sul on ülipikk paus raamatute lugemisest, siis see on reading slump. Ja, mina olen ka hetkel, ma olen reading slumpis, aga ma sunniviisiliselt loen, sest ma pean lugema. Ja, kui me mõtlete, et me hakkame kohustuslikust kirjandusest rääkima, siis võib-olla natuke seda ka, aga pigem mitte. Ainult natukene, aga rohkem me räägime sellest, et me ka vabal ajal loeme, Ja. mitte ainult kohustuslikku kirjandust. Ja. Seda me vist tegelikult loeme kõige vähem. Ja. Vabandust, meie eesti keele õpetajad. Ja. Ma olen päris kindel, ma ei ole viimased 3 aastat oma kohustuslikku kirjandust lugenud. Ja ma olen ikka 5 saanud. Ma just tahtsin öelda, et see aasta meil on olnud mitu raamatutööd, 2. 2 raamatutööd. 2 raamatutööd selle aega, kui me seda filmime. Nii et on meil 2 raamatutööd ja ma pole mõlemad raamatut kordagi läbi lugenud. Ma olen alustanud, aga ma pole läbi lugenud. Mina esimese raamatu lugesin läbi, aga ma ei pidanud isegi seda tööd tegema. Ja teise raamatu ma alustasin, aga kunagi ei lõpetanud, sest ma lihtsalt ei saanud seda läbi loetud. Ma peaksin praegu lugema Vürst Gabrieli. Aga Palun loe see, ma võin sulle raamat. Mul on raamat olemas, ma sain endal raamatukogust juba raamatu, aga nagu Palun loe see läbi, see on nii hea ja siis vaata Viimne reliikvia ka veel läbi. Ja. tead, minu mingi vana onu või keegi mingi mängib seal Viimnes reliikvias mingit peategelast väidetavalt. Vanaisa räägib nii, mina ei tea. Aga me võimegi Vürst Gabrielist alustada. Vürst Gabriel. Ära spoili mulle. Ma ei spoiligi, ma räägin lihtsalt, kuidas vaata, mina võtsin selle raamatu, on ju, eelmine aasta. Ja ma mõtlesin, see raudselt kõige igavam raamat, mida ma nagu kunagi lugeda saan. Aga ma nagu päriselt lugesin selle läbi ja see oli päriselt hea raamat ka. See pealkiri nagu lihtsalt teeb see tundub nagu nii igav. Sest nagu täis pealkiri on Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad või midagi sellist. See kõlab nii igavalt, aga nagu tõsiselt loe see läbi, sest see läheb tegelikult jumalast kiirelt. Oleneb, mis trükk sul on, sest mul oli kõige uuem trükk, me ostsime mulle, ma mäletan. Ja me ostsime kõige uuema trükki mulle ja see oli nii mõnusalt suurelt kirjutatud ja nagu mitte nüüd lihtsas eesti keeles, aga lihtsamaas eesti keeles, et see ei olnud selles päris vanas minu eesti keeles. Laguneb vist. Ma just tahtsin öelda, et minul on ka vanaema käest saadud raamat ja võt, mul reaalselt sealt oli üks leht nagu kuukus vahelt ära. Aga Eesti klassikutega jutub. Me võimegi Eesti klassikutest rääkida. Oota, te loete missuguseid raamatuid pigem? Vaata, see täiesti oleneb, millises faasis ma olen oma elus. Mul on praegu, ma olen suhteliselt nagu romantika ja siis nagu fantaasia vahel. Ma olen käinud nagu, ma olen läbi lugenud mitu nagu noorte raamatut, kriminraamatut, mulle väga meeldivad krimkad.
mul on ka paar klassikat endal raamaturiiuli, mida ma ei ole ise veel nagu lõpetanud, ma olen alustanud neid, aga ma ei ole lõpetanud. Seega nagu, jah, et ma ei tea, ma muidu, mul täiesti oleneb nagu, kus ma eluhetkes olen ja nagu mis välja tuleb. Ja mina ma loen romantikat ja ma loen krimkasi või siis nagu, ma ei tea isegi, mis žanr see on, aga nagu siuksed hästi südant murdvad ja nagu põhimõtteliselt vaimse tervise probleemidest, aga need seletavad nagu detailselt neid vaimseid probleeme ja just nagu inimese enda perspektiivist ja kuidas need välja tulevad. Need ka mulle väga meeldivad. Ma loen ise pigem, vaata see ka oleneb, aga pigem on, kui ma võrdlen nüüd meie koduraamaturiiuleid, siis raamatuid, mida me sealt päriselt ka loeme, on ikkagi ingliskeelne kirjandus, et me pigem loeme vist ikkagi inglise keeles raamatuid. Mul on ka enamus on pigem inglise keeles, aga mul on ka nagu paar eestikeelset selles mõttes. Meil on ka, aga me loeme seda, mis parasjagu nii-öelda siis vist nagu mis ette tuleb? Meeldib. Mis ette tuleb, meeldib. Et žanr pole tähtis. Peaasi, sisu on hea. Ma ei tea, kas romantika on päris sõna, ma hakkasin nüüd mõtlema. Romantika on päris sõna. See on päris, kas see on päris nagu žanr? Ma ei oska erri ütelda. Romantika, jah. Žanr. Okei, sellepärast ma panin täiesti huupi selle sõna, lihtsalt ma ei ole ise kindel, kas see on nagu päris sõna. Romantika peaks olema küll, või mingi nagu sarnane sõna küll sellele on. Jah, seega kui te teate, siis palun öelge, sest et me ei tea žanreid päris. Ma ei tea eesti keele sõnu. Ma olen hea eesti keeles, aga ma ei tea eesti keelseid sõnu. Reil. Ja. Aga meil on ka ise kaasa võetud mingid raamatud. Ma ei tea, kuidas te võtsite raamatud kaasa? Kas te võtsite lihtsalt raamaturiiulilt või? Ma võtsin niimoodi, et ma võtsin oma lemmiku ja siis ma võtsin nagu selle, mis mul praegu pooleli on. Kas ma võin nagu tutvustada või? Võid. Okei, minu, siit ei ole väga hästi näha, ma ei tea, niimoodi vist on. See on minu lemmik. See on Lunastuse aasta, see on küll nagu eesti keelde tõlgitud. Selle kirjutas Kim Liggett. Ma ei tea, kuidas. Ma just tahtsin ka mainida, et kui autori nimed on valesti hääldatud, siis I'm sorry. Ja see on nagu, mul on probleem niimoodi, et enamasti, kui ma hakkan kellelegi rääkima raamatust nagu tutvustama või soovitama, siis ma kogemata räägin terve ploti lihtsalt välja. Seega ma üritan seda praegu mitte teha, aga see on niisugune nagu dystoopia ja nagu, kui te olete lugenud The Handmaid's Tale, siis see on nagu sarnane sellele. Ja ma vihkan seda raamatut, aga see on mul lemmik, sest see on nii hästi kirjutatud ja ma tundsin, et ma olen nagu ise seal raamatus sees ja ma elasin nii kaasa lihtsalt nendele tegelastele ja vahepeal ma ei tunne, et nagu, et kui ma oleks seal, siis ma ei oleks umbes siukseid asja teinud. Aga siis teine raamat on, ma ei tea, kas ta neid üldse eesti keelde on tõlgitud, ma arvan, et on, aga Heroes of Olympus, The Son of Neptune, see on siis teine osa sellel teisel seerial, sest et tal on mingi 51 raamatut nagu ühe nagu jumalate kohta. Selle kirjutas Rick Riordan, jällegi ma ei tea, kas ma ütlesin õigesti seda. Ja ma ei tea, kui paljud teist teavad nagu Percy Jacksonit, siis see on nagu tema kohta on ja ta on siis pooljumal. Ta isa on siis Poseidon ja ema on lihtsalt, ma ei taha kurja öelda, aga ta ema on lihtsalt suvakas naine lihtsalt minu arust. Ei, saaks pidanud jätma saladuseks vaata. ei, ta ema, ma ei tea, kes ta ema on. Ma ei tea, kes ta ema on. Et jah, ma ei tea, need on minu praegused, see on mul pooleli ja siis see Rosaligi ja mu lemmik. Aga Kirsi, kuidas sina valisid raamatut? Ma jätan ennast viimaseks, sest mul on kõige rohkem kaasas neid. Mina võtsin kaasa täpselt 4 raamatut, aga mul on ka niimoodi, et mul on raamat, nii, järgmine sõnaseletus ehk siis definitsioon, ehk siis BookTok. BookTok on põhimõtteliselt TikTok, aga book ehk siis nagu raamatute TikTokid. Ja, nagu raamatuosakond, raamatufännide osakond TikTokist. Ma tean, et Colleen Hoover on väga ära canceldatud ja et nagu, et me ei supporti Colleen Hooverit, aga Ugly Love by Colleen Hoover oli minu esimene BookTok raamat ja esimene raamat
mida? Pärast selle raamatu lugemist nii-öelda ma sain sinna nii-öelda raamatu lugemislainele, et ma nagu hakkasin rohkem lugema. Ütlen suhteliselt hea raamat. Ma nägin väga palju BookTok videosid, et kõik nutsid, mina ei nutnud. Ma just tahtsingi sult küsida, kuidas sulle see meeldis, sest minule see raamat, ma olen ka lugenud seda, mulle see ei meeldinud. Ma ei ole see ja ma ei ole nõus lugema tema raamatu üldse. Mul oli ka üks esimestest raamatutest, mis ma lugesin. Enne seda ma lugesin 2 Colleen Hooveri raamatut veel, sest ta oli sellel hetkel, kui mina hakkasin lugema, oli nagu väga pop, aga minule see Ugly Love üldse ei meeldinud, ma ei tea. See viis, kuidas nad seletasid neid inimesi ja nende elu oli nagu väga veider minu jaoks. Me üritame mitte spoilida raamatuid, ehk mitte ette rääkida raamatuid, et kui kellelgi tekib huvi, siis võite neid lugeda. Aga see raamat on üles ehitatud siis põhiliselt nagu vist praegu ja paar aastat tagasi põhimõtteliselt. Praegu nagu, äkki oli mingi 10 aastat vist, või 6 aastat tagasi. Või midagi siukest, jah. Et seal ongi, et üks hetk ta on nagu, oletame, see on selle tüdruku nii-öelda point of view ja siis on poisi point of view ja siis minu eest on poisi point of view 6 aastat tagasi või midagi siukest. No igatahes, see on natuke segane, aga jah, see oli mu esimene siis BookTok raamat, mida ma lugesin, sellepärast ma nagu tahtsin sellega kaasa võtta. Nii, siis ma toon välja enda hetkeseisuga kõige lemmikuma raamatu ja ühesõnaga ka oma esikoha autori Never Lie by Frida McFadden. See lihtsalt vajab seda nagu vaikust. Nagu kõige parem raamat, mis ma üldse lugenud olen. Nagu see on ka raamat, mille ma lugesin kõige kiiremini läbi. Ma lugesin selle mingi 2 päevaga läbi. No sest see on lihtsalt haige. Nagu Frida McFadden on minu lemmik autor. Lihtsalt kõige parema, ma ei tea, tal on kõige parem sisu, tegelased, plot vist. Selles, et nagu vajab oma enda riiulit. Nagu sa oleksid matustel ja sa peiksid respekti. Nagu. Ma pein respekti. Ja me minu meelest uurisime alles ja Frida McFadden ei ole tegelikult nagu autor. Ta esimene töö ei ole autor, ta teeb seda minu meelest kui hobi. Ja sa kirjutad lihtsalt maailma kõige paremaid raamatuid, nagu respekt. Igatahes, Frida McFadden, kõik raamatud on väga head. Kõigil on ülihea sisu, nagu väga suur plot twist. Sa nagu, kui me võime ka dešifreerida sõna plot twist, põhimõtteliselt oled 100% kindel, et sa tead ala näiteks, kes on mõrvar või mis nüüd juhtuma hakkab. Boom. Sa ei tea. Täiesti teistmoodi. Pöördepunkt. Reaalselt. Haigem pöördepunkt. Järjest kõige parem raamat. Soovitan väga lugeda. Siis mul on siin selle sarja nimi on tegelikult Grishaverse. Ehk siis ta on fantaasiaraamat põhimõtteliselt. Selle võtsin, sest et sellel on ka tegelikult sari Netflixis. Väga hea sari, soovitan vaadata. Raamat, ma ei ütle, et ta nüüd oleks 100% väga hea. No sest et ma vaatasin sarja ennem, kui lugesin raamatut. Aga ta on ikkagi hea, kellele meeldivad nagu süüke fantaasia, maagia, siis soovitan lugeda. Ka tegelikult väga hea. Ja siis väga popp praegu Näljamängude seeria. Minu arust üleüldse väga popp olnud terve see aeg. Jah, tegelikult küll. Igatahes Näljamängud ka väga hästi. Ma ei öelnud ennem, kes kirjutas, oodake. Shadow and Bone kirjutas, ma ei oska ta nime hääldada. Bardugo. Sorry, not väga sorry. Väga vabandame, kui me tee nime see on triloogia ja siis seal on 2 raamatut, mis on nagu kõrvaltegelastest ja siis vist on veel 2 raamatut, mis on vist nagu pärast seda. Ei ole kindel. Igatahes, edasi tagasi Näljamängude juurde. Väga hea, nagu väga hea. Minu meelest Näljamängud on süüka raamat, et kui sa oled selle triloogia läbi lugenud, siis sa oled nagu wow. Sa saad päriselt aru, mis maailmas me elame ja nagu, mis meil on hästi ja mis meil on halvasti. Ehk siis väga soovitan. Ma tahtsin veel midagi öelda, aga mul läks meelest. Sellel ongi siis triloogia, mis räägib ühest aja nii-öelda järgust siis tuli veel üks raamat välja, ma ei tea, paar aastat tagasi vist. Eelmine aasta või üle-eelmine aasta? Üle-eelmine. Tuli ka uus raamat välja. See The Ballad of... Jah, The Ballad of Songbirds. Tuli välja siis uus raamat, eks The Ballad of Songbirds and Snakes.
olen ka läbi lugenud, ka väga hea ja siis nüüd alles tuli veel üks raamat välja. Sunrise on the Reaping. Sunrise on the Reaping, ka väga hea. Ma ei ole mitte ühtegi raamatut läbi lugenud. Sunrise on the Reaping on minu meelest üks raamatut, kus ma pole ühegi raamatuga nii räigelt nutnud. Aga vot see oli see raamat. Igatahes nagu väga soovitan, väga avardab nii-öelda sinu maailmavaadet, sest et sa saad aru, kui nagu, ma ei taha rupendada, kui nagu haiges maailmas me päriselt elame, nagu kui halvasti päriselt on. Ma rääkisin nüüd väga pikalt. Ma loodan, et te viitsisite kuulata ka seda, aga jaa. See näitab, kui väga meile raamatud meeldivad. Me oleme väga passionate. Okay. Aga mina siis võtsin 5 raamatut kaasa ja on väga täpselt põhjuse, miks ma võtsin need. No kõigepealt mul on siin Anton Hansen Tammsaare kogutud teosed number 13 ja see on täpsemalt siis Põrgupõhja uus vanapagan. See on mul kaasas, sest see on meie kohustuslik kirjandus ja see mul peab esmaspäevaks läbi olema. Täna on teisipäev, ma pole esimest peatükki korralikult läbi lugenud. Ma ei ole omale isegi raamatut võtnud veel. Nii juhtub. Meie eesti keele õpetaja, kui sa kuulad seda, me armastame sind, aga so sorry nagu. Ma loen seda hetkel ja praegu esimene peatükk on olnud, mul on see poole peal, natukene segane, aga see võis ka olla, sest ma lugesin seda väsinud peaga. Aga jah. Ma tahan kohe vaadata. Jah. Et see vist läheb Eesti klassika alla. Me armastame Tääbse. Ja te kohe näete. Ma üritasin tääbsida ühte raamatut ja ma andsin alla pärast 2 tääbi, sest ma ei suuda seda teha. Siis järgmine raamat on mul Anna Pitoniak. Väga kahju, kui ma ütlen su nime valesti. Aga Vajalikud inimesed. Selle raamatu ma sain tegelikult muusikakooli lõpetamisel. Ja ma alles nüüd võtsin selle kätte, ma lõpetasin muusikakooli peaaegu 3 aastat tagasi. Ja ma loen seda hetkel siis oma kohustusliku kirjanduse kõrvalt. Ma olen seda nii kaua lugenud, aga see on nii huvitav, sest ma ilmselt ise poleks kunagi ostnud seda. Aga see põhimõtteliselt nagu räägibki sellest, vähemalt nii kaua, kui mina olen lugenud, et kuidas vahest meil on tunne, et meil on mingit inimest vaja, aga tegelikult meie elu on palju parem, kui meil ei ole neid. Ja tegelikult nagu elu nendega on palju raskem. Põhimõtteliselt. Aga praegu see on väga huvitav, et tegelikult ma saan seda lugeda. See on ka eesti keeles nüüd, need mõlemad on eesti keeles olnud, aga nüüd ma tahtsin vahel öelda, et kui ta on nagu, et ta loeb 2 raamatut korraga, siis mul on nagu reading slump, ma ei suuda ühte ka korraga nagu lugeda ja ta suudab 2 korraga lugeda. Ma mingi aeg lugesin ka 2 korraga ja mul üks oli inglise keeles veel ja teine oli nagu eesti keeles ja ma lugesin ja siis lõpuks nüüd mu aju on nüüd nagu lihtsalt sätitud selle peale, et inglise keeles automaatselt eesti keelde ja eesti keeles automaatselt inglise keelde. Mu aju ei tee enam vahet inglise keelel eesti keelel, nagu ma loen ja ma ei tea, kas ma loen eesti keeles või inglise keeles, lihtsalt ma ei saa aru enam ja siis ma pean natuke vaatama teksti, et see vist on eesti keel. See on eesti keel. Seega, jah. Mul jah, ma olen vist diagnoosimata sest ma suudan, see on veel vähe, ma olen lugenud ka ühel hetkel vist 4 raamatut korraga ja ma loengi väga palju korraga, sest ma tahan nagu kõike korraga lugeda. Ma tahan kõike korraga teha ja siis, kui mul ühest tüdin ära, siis võtan teise kätte jälle ja siis, kui sellest tüdin ära, võtan jälle teise kätte ja ma vahetan kogu aeg raamatuid. Ja nagu näha, selle raamatuga te ei näe seda, aga ma olen poole peal sellega ja küll ma Tammsaarega ka poole peale jõuan. Aga järgmine raamat. Me rääkisime tääbsidest. Kui te ei tea, mis asjad on tääbsid, igaks üks võtan definitsiooni teile. Need on märkmepaberid, millega markeeritakse raamatus sulle siis tähtsad kohad või sinule meeldivad kohad ära. Osad ka markeerivad markeritega. Siin raamatus ma vist olen markeerinud ka markeritega, aga mulle igas raamatus ei meeldi markeerida, sest vahest ma tahan laenutada inimestele raamatuid ja mulle ei meeldi, kui teised näevad siis, mida ma markeerisin. Aga see on Anna Huangi Twisted Games. Te ei näe, mis siin kirjas on. Ma just tahtsin öelda, et see on täiesti valge teie jaoks. See on täiesti valge.
ega päriselus ka siin teksti enam pole, sest ma olen selle raamatu nüüd 2 korda läbi lugenud ja ma loen ka ühel hetkel 3. korra. Ja siin, seda on ka teil raske näha, aga see on kaetud. Oota, lase korra siit ja siis nad kuulevad umbes nagu, see on nii palju, kui palju oota, ma panen mute peale, siis te uuesti. Need on kõik märkmepaberid siin vahel. Ma armastan seda raamatut. Aga kui meid kuulavad ja vaatavad nooremad kuulajad, kui te olete alla 13-aastase, siis palun ärge lugege. Neid te võite lugeda. Maia raamatuid te võite lugeda. Neid ma soovitan täitsa võimalikult nagu noores vanuses lugeda, kui on sellepärast, et eriti seda roosat, see lunastuse aasta, sellepärast, et see on nagu siuke raamat, mida peaks, see on minu arust see raamat, mida peaks igaüks lugema vähemalt korra elus. See muudab sinu vaatepunkti ka kindlasti mingile maale, kui sa ei ole näiteks lugenud seda näljamänge või nagu The Handmaid's Tale. Seega. Aga jah, Twisted Games. See ei ole teile lapsed. 2 järgmist raamatut, mis ma näitan ja Ugly Love, kui sa oled alla 13-aastase, need raamatud ei ole sulle, palun oota, et sa kasvaksid suuremaks. Kui sa oled vähemalt 14. Kui te, olge vähemalt 14, sest muidu, mitte et teil oleks raske nendest raamatutest aru saada, aga me muidu võib-olla saame teie vanematelt kaebusi. Minu emme on väga õnnetu, kui ma saan kaebusi. Palun lihtsalt kasvage natuke suuremaks, siis ma soovitan teil väga lugeda. See oli väike lõige, sellepärast, et me läksime väga teemast kõrvale. Ja. Nii, aga igatahes punkt see, et need raamatud, mis ma nimetasin, kui sa oled alla 13-aastase või alla 14-aastase, palun ära võta neid. Aitäh! Nii, järgmine raamat. Me püsime Anna Huangi lainel. See, kui Twisted Games on tegelikult 4-osalisest seeriast. Seal on ka Twisted Love, Twisted Love on Essa. Siis on Twisted Games, siis on Twisted Hate ja siis on Twisted Lies. Aga minu lemmik on teine raamat. Portionile minu lemmik oli 3. Ja samamoodi on ka King of Sin seeria teine raamat. Minu lemmik. See on Anna Huangi King of Sin seeria King of Pride. See oli minu arust nii teistmoodi, kuidagi nagu reaalselt nagu teistmoodi teistes raamatus. No ma pole kõiki seeria raamatuid lugenud, sest need pole kõik väljaski veel. 7 raamatut on kokku. Kokku on 7 raamatut, see on nagu The Seven Deadly Sins. Essa oli King of Wrath. Kas see on teine osa või? See on teine, jah. See on raamat 2. King of Pride, siis oli King of Sloth. Ei, Sloth on 4. King of Greed. King of Greed on 3. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et... Ma ei tea enam. Ma ei tea, sest ma ei ole lugenud. Aga see oli nagu, sellest seeriast oli see mu lemmik. Ja mul ongi kuidagi Anna Huang minu jaoks paneb oma seeriates nagu teise raamatuga kogu aeg minu jaoks täppi. Sest need olid mõlemad siukse nagu samasuguse vibe'iga. No see, väike spoiler, või mitte väike, see on seletus. Siin on nagu printsess ja ta ihukaitsja lähevad suhtesse. Siin on nagu... Siin on. Ta on nagu, naine on nagu kirjanik, baarinaine ja mees on nagu rikkur. Lugi, see oli ka minu lemmik sellepärast, et miskipärast ma relatisin väga selle naispeategelasele, sest et ta on lilla juuksed. Kes ei taha lillas juuksed? Okei, nagu... enamus vist ei taha. Mina tahan. Nagu... Võta sealt riiulid, meil on. Aga ta oli nagu, nagu haige feminist ja nagu tegelikult ta ei tahtnud üldse selle mehega kokku minna, aga siis ta lõpus oli nagu okei, no more spoilers. No more spoilers. Aga jah, mulle see väga meeldib. Ma pean ütlema, et tal oli madu. Ma ei mäleta, mis ta maa nime oli. Monty või? Monty, ta on maa nime Monty. Ma tahan ka nüüd madu, kelle nimeks saab Monty. Mul on nii suva, mis sugu ta on. Ma tahan madu lihtsalt endale nagu. Seega, kui te tunnete mind, palun kinkiga mulle. Mu emme ei ole nõus mulle ostma madu. Maja küsib, et me kingiks talle kõike. See on päris haige nagu. Aga viimane raamat, mis ma võtsin, on
ma ei tea, kumbki teist vist pole seda lugenud läbi? ei, ma ei ole selle autori raamatuid lugenud. See on, väga vabandust, kui ma seda valesti ütlen, Kathleen Glasgow 3 raamatuseeria teine raamat, mul on teiste raamatutega mingi asi. Või no tehniliselt see pole seeria. Ma just tahtsin öelda, et ma võtsin kaasa 2 seeriat, millest mõlemad võtsin kaasa esimese raamatu. Nagu, see on mingi asi, aga see pole tehniliselt seeria, see on nagu erinevatest teemadest rääkivad raamatud, mis on nagu pandud nagu kolmikusse kokku, siis saab 3 pakki osta. Mul on ainult esimesed 2 raamatut, aga ma pole ka vaimselt valmis, et 3. lugeda. Aga see on raamat, et You'd Be Home Now. Okei, natukene näete. Aga see raamat lihtsalt, ma ulgusin, kui ma lugesin seda, sest see räägib ühest õest, kelle vend on sõltuvuses. Ja see on minu arust nagu nii huvitav, sest tavaliselt sellised raamatud on, et sa loed nagu selles perspektiivis, et nagu see sõltlane või nagu see, kellel see vaimse tervise probleemid on, et kuidas nemad näevad seda, aga see on just nagu, kuidas keegi tema lähedane näeb teda ja kuidas nende elu muudetud on sellest. Sellepärast, et väga tihti on ka, see on nagu nüüd väga sügav teema, aga väga tihti on, et sõltlase lähedased saavad rohkem haiget kui sõltlane ise, mis on väga kurb, aga see raamat on väga hea. Ja ma see on samamoodi 14 mu vanema rahakott saab haiget, sest ma olen raamatusõltlane. Mulle meeldis see suvaline löör tuleb praegu. Mu vanema rahakott saab haiget, sest et tema on ostnud enamus minu raamatut. Kised lauksed mais? I'm sorry. Ma pidin ütlema seda. Aga jah, see raamat samamoodi, see on küll hea raamat, aga kui sa oled alla 14-aastase, palun ära loe seda. Me võime ka ühel hetkel teha soovitusi neile, kes on alla 14-aastaste. Uus teema, lõikame selle välja. New teema. Ma tahtsin tegelikult küsida ennem. Kas te kasutate mingit äppi või te panete endale lihtsalt kirja, nagu palju te raamatuid loote, mis raamatuid te loete, mida te tahaksite lugeda, siis TBR, to be read? Ma panen endale jõululisti. Need raamatud, mis loetud on? Kas sa paned neid kirja, mis sa oled nagu lugenud, kuidas sulle meeldis? Ei, ma ei viitsi. Ma olen liiga lass selle jaoks. Ma vaevu viitsin oma päevikusse kirjutada, mis peaks mulle head tekitama. Vabandage nüüd, ma korraks võtan oma telefoni, sest ma otsin selle äpi üles, mida ma kasutan. Mul on nagu see, et mul on raamatupäevik, aga ma kaotsin selle ära ja ma ei ole üles leidnud seda ja ma ei viitsi kirjutada. Mul on see, et ma loeksin kõigepealt enda asjad läbi ja siis ma hakkaks nagu umbes panema, et mida ma lugen. Ma ei tea, ma vajan hullumees. Mis asja? Ma peaksin hullumajas olema praegu. Okei. Soot kopi. Piip, sest ma pean selle kohe kindlasti välja lõikama. Anyway, mina ei kasuta äppi, sest ma kasutasin ühte äppi ja see pani hullu, ütles, et sa ei tohi üle 10 raamatu lugeda. Ma ütlesin, kallis inimene, ma loen 15 raamatut aastas. Ma tahtsin ma arvan, et see ei ole inimene, aga kallis inimene. Me tahame rohkem kui 10 raamatut lugeda. Ma lugesin suvel 16 raamatut. Mul oli nii igav. Te ilmselt ei näe, aga isegi natuke näete. See on mu Notes äpp. Mul on siin pealkirjaks 2025 reads, ehk siis raamatu, mida ma loen aastal 2025. Ma võin teile öelda, et minu eesmärk oli 25 raamatut. Me oleme täna on 9. detsember, kui me filmime seda. Ma olen läbi lugenud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 25. ma loen 12. ja 13. Maia on meeletu kiirusega lugeja, aga Maial on see, et ta mingi hetk loeb ja siis tal on jälle mingi kuid, kus ta ei loe nagu. Jah. Guilty as charged. Siis, aga mul on see, ma lihtsalt loen kogu aeg. Ükskõik, kas ma tahan või ei taha, ma loen. Aga mul on päris kehv seis selle 25 raamatuga. Mul on see asi, et ma olen läbi lugenud see aasta siis hetkel kokku
ma mõtlen korra mitu seeriat, see on, oota, ma loen praegu. Piinlik vaikus. See on, see Percy Jacksoni oma, see on üks seeria. Ma nii kaua räägin siis ise. Põhimõtteliselt mina kasutan sellist äppi nagu TBR Bookshelf ehk siis to be read raamaturiiul põhimõtteliselt. Ja ma rääkisin siin ennem, et inimesed, me tahame lugeda rohkem kui 10 raamatut. Mu goal see aasta oli 15 raamatut, sellepärast et eelmine aasta ma lugesin kuidagi minust rohkem kui 10 raamatut. Ma olen praegu lugenud 9. Okei, tegelikult ma ei ole seda viimast pannud, mida ma lugesin. Aga samas, ma arvan, et ma ei taha ka ja ma ei ütle seda välja ka, mida ma lugesin, sest et inimesed hakkaksid mind pullima, et ma loen lasteraamatuid. Ma ütlesin juba liiga palju. Ma olen see aasta lugenud 6 seeriat. Klokid. Mina ka loen lasteraamatuid, jah. Ja ma võin, te rääkige, ma võin arvutada, mitu raamatut see kokku on see aasta nagu. Aga jah, ma olen praegu oma goalist 15 raamatut, oma goal siis põhimõtteliselt, ja ma olen lugenud 9, no tehniliselt 10 raamatut, aga see on siuke tore äpp, sest et sa saad, ma ei tea, kui palju seda näha on, põhimõtteliselt siin sa saad teada, et sa saad siuke asi nagu discover, ehk siis sa saad otsida raamatut, et kas see raamat on seal olemas. Kui ei ole, siis sa saad ise sellest raamatust teha pildi, lisada autori ja nime ja siis sa saad nagu ise selle sinna äppi lisada põhimõtteliselt, et kui su raamatut seal ei ole. Siis sul on selline asi nagu TBR Bookshelf, ehk see ongi to be read bookshelf, mul ei ole siin praegu midagi, aga see ongi need, mis raamatud sa tahaksid lugeda. Siis on need, mis raamatud sa praegu loed. Ja siis on need, mida sa oled lugenud ja siis pärast iga raamatu lõppu sa saad siis nii-öelda reitida seda, seal on erinevad teemad nagu, mis see raamat olla võis, aga ma panen tavaliselt, seal on siuke teema nagu other, ehk siis ükskõik milline ja siis seal on lihtsalt hästi lihtne nii-öelda... Ma vist valetasin natuke, ma vist lugesin ikkagi 7 seeriat ja kokku vist 25 raamatut see aasta juba. Ma pole kindel too, so, you know. Igatahes jaa, aga see on väga tore äpike. Ja siis goal, ehk siis sinu nii-öelda... Eesmärk. Täpselt, eesmärk. Ta ütleb, et mul on TBR-is 14 raamatut, aga mu TBR Bookshelfis on 0. Okei, vahet ei ole. Hullu. Igatahes praegu sellel on mingi jõulumood siin, mingi lund sajab. Aga, ja siis sa saad reitida kõiki raamatuid, mis sa oled siis läbi lugenud ja... Aga me ei tee free advertising. Ja ei tee. Tegelikult ärge kasutage seda äppi, sellepärast, et ma kasutasin seda äppi, siis ma ülikaua ei lugenud raamatuid ja siis ta logis mind välja, kaotas kõik mu raamatud sealt ära, nagu ma ei oleks ühtegi lugenud ja siis ma ise pidin need sinna tagasi lisama. Aga siis ma pean ka oma notesides siis väikest järge, siin on need raamatud, mida sooviksin lugeda. Ja siin on mingid seeriad. Mina tahan väga laborid jookse seeriat läbi lugeda. Ma olen esimese osa läbi lugenud, see oli väga hea, filmid on ka väga head, aga ma tahaks täiega seeriat lugeda. Ma tahan ka seda tegelikult lugeda, ma tahan ka lugeda seda Enola Holmesi seeriat. Ma olen esimest ja teist osa neid. Lugeda ka kindlasti need näljamängu seerial nagu kõik läbi, sest et ma ei ole veel. Ma tahaks, mul on praegu Anna Fangi üks terve seeria jõulus nagu wishlistis, pluss siis veel 4 raamatut, mis ma panin wishlistis, sest et ma olen addicted, on ju, loogiliselt. Mul on väga palju klassikaid on ka, ma tahan kindlasti lugeda A Child Called It. Ma ei mäleta, kes tegi selle, see oli vist anonymous kirjutaja, aga nagu see, mida ma olen kuulnud selle raamatu kohta, ma olen siuke inimene, kes tahab nutta, kui ma raamatut loen ja see kõlab siuke raamat, kus ma uluks ennast surnuks. Seega, jah. Ma pean seda lugema. Okei. Mina pean ka notesis oma TBR-il järge. Nagu näha, mul on väga palju raamatuid ja väga vähe nendest on ära markeeritud, mida ma olen lugenud. Aga nüüd, kui ma loen seda, ma pole ammu seda avanud, on väga paljud asjad, mida ma ei mäleta isegi, et need oleks raamat. Ma eeldan, et ma nägin TikTokis seda ja panin selle... aga jah, ma väga paljusid raamatuid ma siin nagu ei tunne ära, aga mul on siin nagu selliseid raamatuid, mida ma nagu tahaks kindlasti lugeda, mis pole isegi nagu, mul on väga paljud romantikaraamatud, sest ma loen romantikat väga palju. Ma just tahtsin sama öelda, et minu TBR, kui ma vaatan seda, mis mul on notesidesse tehtud, siin on hästi palju raamatuid, mida mul isegi ei ole, või siis ongi sellised nii-öelda romantikaraamatud, nii-öelda armastusraamatud siis, mida mul endal pole, aga ma tunnen, et mulle endale meeldib see, ma ei oska öelda, Frida McFadden on siuke nagu thriller, ma ei tea, mis see on eesti keeles.
ma uurin. Igatahes thriller-raamatud on väga head, nagu need, millel on hea nii-öelda plot twist on head raamatud. Aga armastusraamatud on nagu ongi Ugly Love. Tundub lihtsalt see, et see on nii nagu läila, et ongi nagu enamus raamatud on pandud niimoodi, et et kui sa olid noor, siis sa kohtusid mingi inimesega, ja siis te armusite, aga siis te nagu mingid teed viisid teid lahku ja siis te kunagi hiljem uuesti kohtute ja siis nad armuvad ja kõik on fine. Põnevik. Thriller on põnevik. Mul jäi vist enne soovitamine pooleli. Ma soovitan ka Holly Jacksonit. Kas see on mingi Percy Jacksoni õde või vend? Ei, Holly Jackson on kirjanik. Et ma ei tea, et väga kõige popim raamat ongi A Good Girl's Guide to Murder. Vaata, ma tahan seda lugeda, aga kes ei ole võib-olla raamatu lugejad, ma ei tea, kõiki see ei häiri, mind see häirib, aga kui sa kirjutaid raamatuid kolmandas isikus, ehk siis, võtame, ma toon näite, ma võtan siit näiteks Shadow and... see on ka minu meelest see on ka tegelikult vist kolmandas isikus, aga seda ei ole. Põhimõtteliselt see raamat on üles ehitatud nagu I told, ehk siis nagu mina räägin, nagu selle ühe inimese point of view'st. Aga kolmas isik on see, et kus ta räägib kõigist, ehk siis nagu oletame, kaugemalt, et nagu teie nemad vormis. Maia rääkis Teresale seda, et Maia, Teresa, Kirsi on täna siin, et teha podcasti, mitte see, et mina, Maia ja Teresa oleme siin, et teha podcasti. Ja eriti eesti keeles mind see ei häiri tegelikult. Ma olen eesti keeles lugenud raamatuid, mis on niimoodi, aga inglise keeles ma ei suuda nii lugeda ja sellepärast ma ei suutnud A Good Girl's Guide to Murderit lugeda. See oli nii hea. See oli minu esimene BookTok raamat. See oli nagu, kui sul oli nagu Ugly Love, siis mul oli A Good Girl's Guide to Murder ja ma ostsin selle, kui ma olin mingi 12, aga siis ma ei suutnud seda kätte võtta, kuni ma olin mingi 13, sest et nagu ma ei saanud ma ei olnud nii hea veel siis inglise keeles, osad sõnad olid väga nagu rasked mulle ja siis nagu ma nagu kind of nagu lihtsalt lükkasin seda edasi ja siis oli niimoodi, et ma olin nagu, et okei, võtame kätte. Ma lugesin selle ühe õhtuga läbi. Kuigi see on tegelikult väga paks raamat. See on väga paks. See teine osa või kolmas osa on kõige paks ei oota, ma ei mäleta isegi. Teine osa oli minu arust kõige kurvem. Saad aru, kui närma ma lugesin seda öösel ja oligi kolmandat raamatut, ma alustasin kell 8 ja ma lõpetasin hommikul kell 5. Aga see ongi lugejate elu. Jah, see oli niimoodi, et ma läksin voodisse, õues oli pime, hommikul vaatan, ma nagu, raamat on läbi, mis mu kardina tagant valgus tuleb. Vaatan, õues on päike, ma nagu täitsa metsas. Mis kell on? Ma tahtsin tegelikult öelda, sa ütlesid ka, et see ei olnud vaata nii hea inglise keeles, et sellepärast sa ei lugenud. Sellepärast ma soovitan alustada eestikeelsetest raamatutest. Hästi palju ingliskeelne kirjandus on tõlgitud eesti keelde. A Good Girl's Guide to Murder on ka eesti keelde tõlgitud ja see teine osa ka veel. Kolmandat vist ei ole veel, seda alles tõlgitakse minu arust eesti keelde. Hästi paljud on tõlgitud eesti keelde, et kes ei suudagi inglise keeles lugeda, siis neid on olemas ka eesti keeles. Ja mitte ainult, et ei suuda, vaid ka palun, kui sa isegi oskad inglise keelt, palun loe ka eesti keeles, et hoida eesti keelt elus. Jaa, sest et meie keel sureb välja varsti. Kui te kuulate, kuidas ma räägin, siis ma olen väga estonglish. Sest ma olen saarlane. Ma ka, aga... ma ei tea vahet ööl ja ööl. Jaa, aga palun lugege ka eesti keeles, sellepärast, et ma nii paljusi noori kuulen, kes loevad ja loevad ainult inglise keeles. Nad ei oskagi eesti keeles lugeda. Nad tegelikult veerivad õpiku tekste veel. Maia! Ma peame sinna suurelt panna lihtsalt Maia! Ei, tegelikult, ma tahtsin nüüd rääkida tegelikult sellest, et viia meid raamatulainele tagasi. Kui te mõtlete, et me räägime siin ainult ingliskeelsest kirjandusest, siis ei, eestikeelne klassika on ka väga hea. Nagu, mul oli siin vahepeal, ma ei hakka nagu detailidesse laskuma, aga mul oli siin vahepeal, ma olin väga pikalt kodus kooli ajal. Ma lugesin väga palju raamatuid läbi. Ma lugesin, mis asja meil oli vaja lugeda, ütle nüüd, ma selles võid välja lõigata, kuni ma seda otsin. Kus on mingi... Vend kaotas lõpuks mu sõrme ära, ta lasi mingi kive õhku ja... Kõrboja peremees! Kõrboja peremees, tegelikult väga hea raamat. Me pidime ka seda lugema eelmine aasta, sest ma olin 8. eelmine aasta. Ma ei lugenud seda. Kõrboja peremees tegelikult oli väga hea raamat. Siis raamat, mida mina tahan, nagu
ma ei tea, kas ma võin selle kohta seeria öelda, aga mina tahaks väga lugeda kevade, suvi, sügis ja siis talve. Ma tahan nii väga talveraamatut lugeda, see film, nii hea, ma nutan iga kord. Ma ütlen nüüd ausalt, ma ei ole neid filme läinud, ma ei ole mitte kordagi neid raamatuid lugenud ja siis, kui me pidime, see oli ka vist 8. klassis, me pidime valima, et ükskõik millise selle Oskar Lutsu kevad, suvi, sügis, talv on ju, ühe neist valima, siis ma reaalselt, ma läksin õpetaja juurde ja mina ei suuda sihukest asja lugeda. Sorry, not sorry. See täiega oleneb. Ja ma lugesin siis selle lunastusaasta selle asemel ja ma sain 5. Ja ma ei öelnud kellegi teisele sellepärast, et nagu muidu see oleks lihtsalt nagu ebaaus, sest see oli ebaaus, ma tean, aga ma ei suutnud lugeda kevadet. I'm sorry, võib-olla kui ma suurem olen, võib-olla kui ma mingi elu vana ja mingi, ma ei tea, heegeldan kodus või midagi, mis ilmselt ei juhtu. Aga nagu mina personaalselt ei suuda lugeda Oskar Lutsu raamatuid. Kas see oleneb, mis trükk tegelikult on ja sest et meil peaks olema vist uuemad trükid, aga meil on 2 vanad trükki, meil on vist 6 trükk on meil kodus. Ma praegu hingasin väga mikrofonis sisse, ma väga vabandan, aga tegelikult raamatud vist peaks olema isegi niimoodi, et on kevade, suvi, sügis ja siis tegelikult sügis on väga minust paks raamat ja siis on eraldi raamat, mille nimi on Tootsi pulm, mis tegelikult filmis on selles nii-öelda sügise filmis vist sees. Ma võin väga rängalt praegu puusse panna, nii et ärge kuulake mind tehniliselt. Igatahes jah, raamatuid on nagu üks rohkem kui filme peaks olema. Igatahes täiega tahaks lugeda. Mis on veel head klassikud, mida te olete lugenud? Ma ei tea, kas te loete väga klassikuid? Mitte väga. Ma rohkem loen nagu kohustusliku kirjanduse mõttes, kui mul on vaja. Sest ma ise nagu niimoodi, aga mida ma tahan lugeda, ma tahan Tõde ja õiguse esimese osa lugeda läbi. Me peame järgmine aasta tõesti seda lugema, nii et. Ja, aga ma tahan nagu see aasta, nagu see õppeaasta, mitte kalendriaasta, ma ei jõua enam kalendriaastas, aga õppeaastal ma tahaks lugeda Tõde ja õiguse esimese osa läbi. See on nagu minu ütleme, et see on minu uue aasta resolution siis. Ehk siis uue aasta lubadus, jah? Jah, aga üks kohustuslik kirjandus, minu lemmik, üks mu lemmikutes kohustuslikus kirjandus. Ma tean, mis sa ütled. Kuidas elad on. Kui sa oled 7. ja sul on see kohustuslikus kirjanduseks, palun võta see kätte ja loe see läbi. Sa pead nagu loe ainult, kuidas elad on. Sa ei pea läbi lugema, et mis see järgmine? Ma ei tea, seal on teine raamat veel. Seal on teine raamat veel, vist isegi 3. Aga ma lugesin, kuidas elad on läbi. Nii hea, see oli nii mõnus. Meil ei olnud see 7. klassis kohustuslikus kirjanduses. Ma just tasin öelda, et minul oli ma ei lugenud seda. See oli mu rebel era. Ma ei lugenud. Ma ei õppinud. Ma sain lihtsalt 5. Mul on praegu minu rebel era. Ma ei saa 5. Mul pole sellist erat olnud. Veel. Ma ei luba midagi, aga jah, mul ei ole sellist erat olnud, sest nagu ma ütlen, ma olen vist millegiga diagnoosimata sellepärast, et ma lihtsalt teen kogu aeg midagi. Me kaldume teemast jälle kõrvale. Jah, täpselt, ma tahtsin öelda, et me võiks hakata vaikselt lõpetama. Võtame kuidagi oma jutu kokku. Tehke oma vanaema rahakotile liiga. Ei, ma ei tea. Tegelikult ärge tehke, ma ei soovita seda. Ma ise teen seda ja see on nagu harjumus. Ma soovitan väga lugeda raamatuid. Isegi kui teile tundub, et need, mida me soovitame, võib-olla ei ole nii head, teile ei pruugigi olla. Maailmas raudselt on mingeid, mis teile sobib. Ma tean, et minu ja Teresa erinevus on juba see, et sa oled üpris palju sellist romantikat ikkagi. Sul on raamaturiiulil on üpris palju romantikat. Ja mul on nagu, siin on väga palju erinevaid nii-öelda žanreid kokku pandud, eks ju. Aga ma loen just nagu ma isegi ei oskaks seda öelda, ikkagi thriller on minu lemmik, ehk siis põnevik. Ma loen kõige, mis ette satub. Mul on nagu, ma lihtsalt käku ette, mul oli soovilistis ma päris kindel, et seal oligi see Anna Huang romantika. The Long Walk Stephen Kingi poolt. Ma ei ole valmis seda lugema. Stephen King nagu kirjutab ju ka klassikat suhteliselt. Ja, ta on suht klassik. Siis oli üks krimi, nagu see ka oli Holly Jacksoni poolt. Mis ma veel soovisin, oota? Siis ma soovisin veel ühte Jennifer Lynn Barnesi raamatut, et mul oli nagu mingi 3-4 erinevat lihtsalt žanret, sest et ma loen nii laialdaselt, see ongi, et nagu
ma ei tea, kas mul on ka midagi viga või mitte, aga ma lihtsalt loen selle järgi, kuidas ma tunnen ennast ja nagu ma tean, et mingi hetk mul on vaja näiteks seda raamatut lugeda, seega. jah, aga kui sul on võimalus, mina ka soovitan loe, lihtsalt loe, võta kas või kohustuslik kirjandus kätte, loe seda, alusta kas või sellest, et enne magama minekut, selle asemel, et sa scrollid TikTokis või Instagram Reelsis, võta kätte raamat ja loe. Siukene 15-30 minutit, see on, mida mina teen iga õhtu. Mina nii tubli ei ole. Aga ma räägin, sa ei pea isegi alustama nagu young adult, ehk siis nagu raamatutest. Sa võid reaalselt alustada lasteraamatutest. Ma just tahtsin öelda, sest et ma lugesin vahepeal Pullerbi lapsi, väga hea raamat. Okei, ma natuke nüüd expoosin ennast, ma ei julge pärast seda osa välja minemist kooli minna enam. Ma lugesin nüüd, mu kõige viimane raamat oli Eia jõulud tondikakul. Ma pole nagu tõesti, kui ma ütlesin, et ma Hunger Gamesi ajal nutsin nagu väga, on ju. Ma ei ütle nüüd, et ma väga nutsin, aga nagu see oli siuke raamat, kus ma lihtsalt nagu see oli nii nagu elurõõmus, see on nagu see kontekst selle raamatul on nii hea, film ka nii hea. Näes ma lihtsalt nutsin. Aga see oli väga hea raamat. Jah, ma võin ka öelda, et mina loen ka lasteraamatuid, sest mul on terve Lasse ja Maia detektiivibüroo seeria olemas. Kui te mõtlete, et see on mingi 5 raamatuline seeria, ei, seal on rohkem nagu siukene 20 raamatut ja neid tuleb veel. Ja mul on terve seeria, mis on hetkel eesti keelde tõlgitud, olemas. Suur tänu sulle, õde, ja ma loen iga raamatu läbi, sest mulle väiksena nii meeldisid need, ja ma nüüd ka vahest loen lasteraamatuid. Ja minul oli vahepeal obsessioon Hirmsa Henri raamatutega, vaat see tuli ühelt mu kallilt klassivennalt, kellel neid hästi palju kodus oli, tal olid reaalselt minust kõik raamatud, aga siis neid tuli vahepeal juurde. Aga jaa, mul on mingi 5 või 4, tegelikult võib-olla isegi 6 raamatut Hirmsa Henri raamatutest. Need on üpris lühikesed, neid on võimalik 1 päevaga läbi lugeda. Tekst on tegelikult väga suur ja väga nii-öelda mõistev ja kõik teavad seda Hirmsa Henri multikat kindlasti on ju. Ja tegelased on samad, ülihea, nagu see ongi pigem, vaata, ma ei oskaks seda raamatut kellelegi soovitada, sest ma ei oskaks seda žanri öelda. Laste raamat on selle žanri nimi reaalselt. Aga ja, Hirmsa Henri raamatud olid ka üks eera minu elus nagu. Jah. Kokkuvõtvalt lugege raamatuid. Me soovitame kõigil lugeda. Ma ütlen ka, mis ma tegelikult. Ma olen väga palju Kreeka, meil on mingi nagu siuke, nagu hästi paks Kreeka, nagu siukene suur Kreeka mütoloogia raamat, mis on illustreeritud ja need kaaned on puust, lehed on puust. Ja ma lihtsalt loen, see on nii hea raamat. I love it. Ma isegi ei tea, mis selle nimi on, see on lihtsalt meil kodus olemas. And I love it. Kui ta aru ei saanud, mul on sõrme peal ka sõrmus, mis on Afrodite näoga. Ma olen ka suur Kreeka mütoloogia fänn, aga jah. Me kaldume taaskord teemast kõrvale, aga selle teemast kõrvale kaldumisega tahtsin öelda, et see ongi me vist seda esimeses osas ütlesime ka, et me võime seda väga palju teha. Me teeme seda suht palju. Me teeme seda ikkagi suht palju, sest see on rast loba, see on see, mis meil esimesena tuleb. Ma hakkan jälle liiga passionately sellest rääkima, #estonglish. Aga jah, lugege võimalikult palju sellepärast, et kunagi ei tea, mis te harite ennast sellega, te olete oma klassikaaslastest siis paremad. Ütlen mina, kui te loete. Mina sain teada, et Matilda raamatust, et 14 × 19 on 266. Oodake, ma tahtsin, vabandust, et kui ma nüüd uuesti teemast kõrval kaldun, aga ma mäletan ülihästi, kuidas algklassides me pidime lugema Luigema, mis selle autori nimi on? Ma ei tea. Mul tuleb raudselt meelde, kui ma raamatu pealkirja ütlen. Põhimõtteliselt said ise valida selle autori raamatuid ja ma valisin Charlie ja šokolaadivabriku. Roald Dahl, täpselt. Vaata, kui ma ütlesin, et nagu, et Never Lie oli hea raamat, siis Charlie ja šokolaadivabrik on ikka veel mu teine koht. Nii kiiresti lugesin läbi, nii hea raamat, seda soovitan väga lugeda. Roald Dahl kirjutab üldse väga häid raamatuid. Ta kirjutas Matildaga, ma lugesin Matilda läbi. Räigelt soovitan. Ja tuli mul praegu meelde šokolaadivabrik, väga hea raamat. Seega, episoodi kokkuvõtteks lugege raamatuid. Lugege võimalikult palju, sest elus tuleb teile kasuks olla haritud. Raamatud harivad teid. Pluss sa leiad nagu sõpru, ükskõik kust maailmas nagu. Ja BookTok on nagu eraldi ühiskond. Ja
te õpite palju, saate palju sõpru, lugemine on teile väga kasulik, teie eesti keele või üldse teie keeleõpetajad on tänulikud teile, kui te loete, sest mina sain kunagi inglise keeles lihtsalt lugeda tunni ajal, sest ma lugesin inglise keeles. Aga jah, lugege ja kui teil on kommentaare, mida me saaks parandada oma episoodides, jätkuvalt. Ja soovitusi, raamatusoovitusi ka. Me võtame nii kaasa. Aga jah, kui teil on soovitusi, mida teha paremini, raamatusoovitusi, palun kommenteerige või öelge meile. Kindlasti jälgige meid Instagramis, sest me küll oleme hetkel natuke vaiksed seal olnud, aga me lubame, me oleme aktiivsemad. Ma just tahtsin öelda, me oleme Instagramis, me peaksime olema rohkem aktiivsed. Kuigi me paneme storysid üks kord kvartalis, aga see tuleb. Me areneme. Ja me pärast seletame sulle, Maia. Kõlab nagu ma oleks loll, aga ma tean, et ma olen nagu. Aga jah. Aitäh, et kuulasite. Loodetavasti kuulate ka meie järgmist osa. Peaks panema sinna algusesse mingi hoiatuse, kui sa ei viitsi kuulata meie loba, siis nagu... Miks sa siin oled nagu? Ma tean inimesi lihtsalt, kes on nagu mingi, ma ei viitsi seda raamatu juttu kuulata. Ära kuula siis. Kui sa oled selline, kes kuuleb terve osa ära, kus me räägime raamatutest ja pärast tuleb meile kommenteerima, et mina ei viitsi raamatutest kuulata, miks sa seda osa kuulasid? See reaalselt on raamatute osa. Okei, me oleme liiga miin. Aitäh, et olete siin. Meile väga meeldib, et ma tahtsin öelda, pane like. Sest et ma panin tähele viimase esimese episoodiga, mis meil oli. Rohkem vaatajaid kui like. Kindlasti likeige, subscribeige ehk siis eesti keeles tellige Lääneranna noorte kanali. Okei, me oleme reaalselt, me peame lahkuma. Aitäh, et kuulasite. Ma ei jõua muidu bussi peale. Tšau.